minuga on nüüd mitte ainult ühe, vaid ka kahe laua taga täpsemalt Madis Sulg ja Argo Ingver, kes on välja mõelnud ühe päris omamoodi lauamängu, mille nimeks on Seltsimees Puu Eestit vallutamas. Tere Argo ja tere Madis. Tere. Kuna ma ei suuda oodata, et küsimustega võid ma kohe mängima hakata, siis alustaks kõigepealt mänguga, et mis meil siin nüüd mängus toimuma hakkab, Argo? Mängus hakkab nüüd niimoodi toimuma, et alustame kõik. Võtame oma nupud, Madis ma võtan punase. Kõik algusesse. Ja nüüd veeretame kõiki täringud korraga, et siis järjekord paika panna. Mina sain nüüd siis 4, palun. Sa said 4, ma veeretan. Ma sain vist 6. Nii. Ja, Madis sai siis 8 täpselt. Madis alustab nüüd ja siis teeme siis raunaks mina. Olgu. Nii, eks siis kõigepealt oli järjekorra määramine. Nüüd mina valin ühe kaardi, milleks on näiteks Rootsist appi tulnud sõdurid lehvitavad vikerkaare lippe. Sina mõtled, mis see võiks olla? No ma mõtlen, et see on väga huvitav tegu neist, aga olgu. Nii. Ja nagu ma aru saan, et siis ma pean nüüd mõtlema, et mitu punkti see kaart väärt võiks olla. Ja. Selge. Ma pakun, et 1. Või ma... Enda peas mõtled selle. Okay. Ja nüüd selle järgi valid enda kaardi. Olgu. Nii. Ja loed esimese poole. Seltsimees Puu kirjutab koolidele uued ajalooõpikud. Nii, ja nüüd Argo. Seltsimees Puu suurendab märkimisväärselt luurelendude hulka. Nii. Nüüd veeretame kõik täringud ka ära. Igal ühe peab üks täring olema. Tegelikult täringu veeretamine toimub isegi enne kaartide lugemist, aga teeme nüüd selle esimesel korral siis tagantjärgi ära. Nii. Mis juhtus? Ma sain 2. Sain 2. Mina sain 1. Nüüd mina loen teise poole ette, et teada anda siis, et mis tagajärg sellel kaardil tegelikult on ja siis annan ka teada, et kas pluss või miinuspunktid siis see kaart annab. Ja mul oli siis rootslased lehvitavad vikerkaare lippe, vastased ei võta neid tõsiselt ja suruvad veel jõulisemalt. Ehk siis mulle -2. Kuna mul täringul on 1, siis kokku mu skoor -1. Selge, siis sa vist ei liigu. Sina loed ka nüüd veel. Nii, mina lugesin, et Seltsimees Puu kirjutab koolidele uued ajalooõpikud, koolidel ei ole uute õpikute jaoks raha ja kõik jätkub vanaviisi, millest ma saan vist on kirjas +1. Ehk siis kokku 3. Ja. Täpselt nii. Ja siis mina loen viimase ette, et ma sain 2 ja praegu siis on, et suurendatakse luurelendude hulka ja Seltsimees Puu enda võitlejad lasevad segaduses alla 3 oma lennukit, mis on +3 ja kokkuvõttes tuleb mul 5. Nii et siis lõppskoor esimeses voorus oli siis, mina sain esimese koha, liigume siis, oli ma roheline vist, 1, 2. Sina said teise koha, sa liigud nüüd ühe võrra edasi. Selge. Ja see, et kui palju edasi liigutakse, on meil ära märgitud reeglite lehel, et kui me mängime 3-kesti, liigubki ainult 2 inimest edasi, esimene koht. 2 koha võrra nagu Argo liikus ja teine koht siis 1 koha võrra nagu Rauno liikus. Nii. Nüüd ma saan aru, et mäng läheb edasi. Kaarte ei võta veel. Peeli. Kaarte võetakse siis, kui on 2 kaarti endal käes. Ehk iga 3 vooru tagant. Et oleks veidike seda hetke, et sa kasutaksid ka neid halbu kaarte ära, et muidu jätad ainult alati need halvad kaardid kätte. Ja nüüd veeretame kõik uuesti. Kõik 3 kaarti või nüüd on ainult 1 kaart? Nüüd on mis? Et kas said 1 täring või? Nüüd on 1 täring. See 3 täringut on lihtsalt selle algse määramise järgi. Nii. Nüüd sain 2, 2, 1 ja nüüd alustan mina lugemist, kuna mina olen esimesel kohal. Sina teisel kohal, sina kuulad nüüd minu teksti ja siis sealt lähed edasi. Ma siin vahepeal võid rääkida, ma siin vahepeal siis küsin Madiselt, et no selline mäng on ju, võiks öelda, et isegi päris huvitav, et miks just selline temaatika lauamängu jaoks, mida tavaliselt võiks mängida ema, isa ja pere koos. Eks Argo ja siis tegelikult meil on meeskonnas veel üks väga hea sõber, kellega me oleme juba aastaid käinud koos lauamänge mängimas ja sealt tuligi see idee, et teha oma enda lauamäng ja see, et mis see lauamäng täpselt oli, tuligi tegelikult meie 3. liikmel, Taavil, keda kahjuks täna siin ei ole, aga see idee tuli
tuli kevadel ja me olemegi nüüd alates kevadest sellega tegelenud. Suvel natukene vähem, kuna igaüks oli Tartust eemal, aga nüüd, kui sügisel jälle kokku saime, siis oleme edasi tegelenud. Aga see idee tuli NATO konverentsilt, mis toimus nüüd kevadel. Ja kui NATO konverents ära toimus, siis kõik, kes seal osalesid, rääkisid kelleski müstilisest Mr. Puust. Ja sealt tuli ka siis idee, mille peale me tulime. Ja kuna kevadel hakkas ka see Ukrainas kogu see möll pihta ja sealt nagu läkski järjest mõte edasi, et tehagi mingi lauamäng, kus on kirjas kaartidel erinevad päevakajalised teemad ja siis need nii-öelda sarkasmiga kirja pandud, ehk siis tehagi üks humoorikas seltskonnamäng. Ja. Nii et teil ei ole mingit siseinfot, et varsti äkki võib juhtuda midagi? Ei, meil siseinfot ei ole. Et proovida läbi, kuidas mäng käib? Ei, pigem jah, et näiteks Delfis oli üks postitus selle kohta, et tegemist on okupatsioonimänguga, et ei, et tegemist ei ole okupatsioonimänguga, pigem on just vastupidi, et Eesti vabastamismänguga ja mänguloogika ise me oleme proovinud teha võimalikult lihtsa, põhirõhk ongi siis tegelikult nagu nendel kaartidel. Olgu, aga siis Argo, me segasime nüüd su korda, et saad jätkata. Jätkame siis, jah. Loen see esimese poole ette, on seltsimees puu, suhted Hiinaga halvenevad. Olgu. Nii. Raunar loeb järgmine. Soome saadab NATO-ga liitumise asemel koostööavalduse seltsimees puule. Nii. Ja mul on, et Läti saadab kogu oma tangiväe sulle appi. No, teades, et Lätis on ainult üks tank, siis ma arvan, et sealt vist väga palju punkte ei tule. No jah, siin ongi see, et need, kes natukenegi on uudiseid lugenud, need oskavad ennetada. Selleks, et sa panid täpselt 10 praegu, et see, mis mul siin kirjas on. Aga et näed, kui sa oled natukenegi meediat lugenud, meie oma kaartide puhul ei ole ainult Eesti meediat lugenud, ka alates Russian Today's kuni BBC uudisteni välja. Ja näiteks siin hea näide ongi, et paar nädalat tagasi oli Pealtnägijas üks uudis selles, kuidas Eesti lapsi saadetakse Venemaale koonduslaagrisse. Meil oli näiteks see kaart juba olemas 2 kuud tagasi. See on siin kaardipakis olemas ka. Nüüd, kui ta trükis on välja trükituna, siis see on eriti tõestuseks. Aga et jah, et me oleme lugenud mitte ainult Eesti meediat kui ka välismaa oma ja 165 kaarti see näitab. Ja. Aga siis käime siis käigu ära vist. Kõik lugesid esimene pool ära, siis on... Mina siis alustan, et Hiinaga siis suhted halvenevad. Kas uuesti ei pidanud? Ei. Nüüd ma loen teise poole. Ja siis ta kutsub endale appi Tallinna linnapea, kes õpetab, kuidas idanaabriga suhteid hoida. Ning minul hetkel on siis kokku 0. Ja sina jääd siis koha peale? See, vaatame kohe. Minu all oli, et Soome saadab NATO-ga liitumise asemel koostööavalduse seltsimees puule. Ebaõnnestunud Margi valiku tõttu ei jõua avaldus seltsimees puuni. Ja see on +1. Selle taust on see, et Soome päris ka tuli siukeste eriliste markidega välja ja siis nad testi mõttes saatsidki 3 kirja Moskvasse ja neist kohale jõudis ainult 1. Need olid siis need homotemaatilised margid ja sealt tuli siis kaardi idee ka. Selge. Ja mul oli siis Läti saadab appi oma tangiväe, milleks siis oli 1 tank ja sa istud nende ainsasse tanki ja liigud jõudsalt edasi. Ehk siis mul on ainult +1. Selge. Ehk siis mul on kokku 3. Mul 2 ja Argo sai 0. Ehk siis mina liigun 2 kohta edasi. 1, 2. Mina liigun 1. Ja nüüd hakkab jälle otsast peale. No nähes, et mäng võtab oma ajagu aega, kui vahepeal ka muidugi vestlust arendada, et ja ma loodan, et te saate oma nüüd selle hooandja projektiga lõpule ja saate mängu korralikult tegema hakata. Et see on väga põnev mäng ja ma soovin teile poisid ainult edu ja aitäh, et tulite.